No tere hommikust. Plaan on minna siis Peipsi äärde Annale külla Viluse kalakioskisse, et saame Alexela bensukas kokkusakus, sealt vaatame, palju meid kokku tuleb, siis helistan Annale ette, et ta meile äkki teeks soojad kalad, siis kui me jõuame kohale, lepime mingi aja kokku ja siis lähme sinna, saame ahjus soojad kalad. Super luks. Kokku tuleb meil, ma ei tea, kui palju meid tuleb, et osadel on siin tegemisi ja ei saa tulla, aga Raikost on kahju, sest siin mul oli natuke 2 või 3 videot tagasi oli, kus ma käisin Audurinkal seal filmimas ja panin video üles, kus Raiko pani seal kinni kõik ja igavene uhke värk oli. Aga nüüd juhtus siis selline asi, et võistlustel soojendusringilt tulles mingi leedukas küttis külje pealt sisse ja nii õnnetult, et tal jalg sääreluu keskelt pooleks ja seal veel mingisugust, no ühesõnaga puruks ja tema siklihooaeg selleks hooajaks on siis läbi. Kahju. Eile just kirjutasime, arutasime, et kellelgi võiks külgkorviga sikkel olla, siis saaks ka kaasa sõita meiega. Aga noh, ei ole kahjuks kellelgi. Ilm tundub täitsa okei. Selles mõttes, et eile oli ju räige purga, tuli siin Eesti peal rahet ja äikest ja särki-värki. Aga täna on täitsa okei. Isi ei ole seda lauspäikest, ta on siuke lihtsalt soe. No, praegu sikli peal näitab 24,6. Et noh, sossu. Loodame, et tuleb äge päev ja loodame, et tuleb meid sinna kokku ikka rohkem kui Janekiga kahekesi. Aga noh, ei ole ka hullu. Sõidame siis kahekesi, kui on kahekesi. Ennegi käidud. Aga okei, näeme siis Alexelas. No nii, Janek on kohal. Miks nii nukker, tere? Nii, kuna osavõtt on nõnna mage, siis me läheme Janekiga kahekesi ja otsustasime, et me ei hakka Annale ette helistama, et muidu meil on nagu kellaajaline värk. Ja Andrese isa elab seal kandis ja oli ütelnud, et paar korda on vihma sadanud, et võib-olla kui me sõidame ja vaatame, et pilved on ikka niimoodi või sajab seal, et see võtame suuna mujale, aga selles mõttes tal on letis ka kala, et siis läheme lihtsalt kohale ja siis ei pea kellaajaga arvestama, sõidame lihtsalt sinna, teeme ühed kalad ja lihtsalt see, et siis nad ei ole soojad. Aga noh, head on ikkagi. Nii, kell on 11.03, panime minema. Ja loodame, et väga märjaks ei saa kuskil, aga no räigelt soe on. Mis asja? No sikkel seisis ka praegu näitab 29 kraadi. Ja siin pool kollane. Ja siin pool lilla. Nii, olime Türil, tegime väikse söögipeatuse, sirjutuspeatuse. Vaatasin telefonist näitus, Türil hakkab jõudma äikesetorm, normaalne. Ja, loodame, et me saame sellest pilvest välja ennem ikka. Seal tagapuul on natuke tumedam.
päikesetorm lausa. Eks näeme. Türi kesklinna valvur on posti otsas siin. Oleme Kavalas, siin on vist eile see torm päris hullu pand. Mingid langenud puid on päris palju. Et siin on ka suur puu, kõik on kuradi pooleks läinud. Nii, jõudsime Põltsamaale, pääsesime napilt sellest päikesetormist. Mingid paar piiska saime vastu, aga isegi niiskeks minu arust ei läinud midagi. Ma ei tunne vähemalt. Ja nüüd tuli päike välja ja elu on chill jälle. Normaalne. Põltsamaa, ehtne ja hea. Siin ei ole vist täna vihma sadanud või on siis vara hommikul, siis mingid väiksed loigud on. Võite tädile helistada ka tegelikult. Ei võta vastu. Putka ikka lahti rääkida. No võib-olla sõidu pealt helistab tagasi, aga kui ta peaks tagasi helistama, siis ma võtan hoo maha, kui me sõidame üle 90, siis ei kosta hästi. Et kui sa näed, et ma maha jään, siis järelikult ta helistab tagasi. Mustvee 34 kilti. Tegime Jõgevas väikse peatuse, panime bentsu jälle sisse. Helistasin Annale ka sinna Ilusi kalakioskisse, aga ta ei võtnud hetkel vastu. Tere, Anna! Silver siin! Me ei jõuaks, me oleme kahekesi, me oleme juba Jõgeval nagu, aga kuskil kella 3-ks jõuaks. Kas on kala olemas ka muidu või? Kas see on üldse kinni teil siis või? Eilset või? Okei. Aga okei, me vaatame siis, võib-olla tuleme ikka läbi, nagu sööme siis eilset. No ma ei teadnud palju meid täna tuleb, no me ainult kahekesi tulemegi, teistel oli mingi tegemist ja okei. Selge, aga teeme nii. Tšau! See on see hästi ilus koht. Vaade on ilus ja äge veski on siin ja Kuremaal.
juba kollane, ongi läbi varsti see suvi, kurat küll. Au, inimesed, au. Ahaa, üks poiss liinab muru ikka. Mitte ühtegi pilve pole, no päike paistab, super luks silm. Uhmardur. Eestimaal on ikka ägedad kohanimed küll. Lähme Uhmardusse. Okei. Hea kurviline tee, aga seal tee otsas oli juba märk, et umbes lahtine krõbin on peal. Seenelõhn on siin. Kas sellepärast, et vihm on sadanud ja siis päike soendab aura peal, siis on selline metsa ja seenelõhn. Autoga sõidad, siis ei tunne sellist asja. Tsikliga sõidad, on kõik lõhnad tunda. Siin päris hullu panna ei saa, kuradi. Võivad olla puud tee peale kukkunud ju eilsest tormist. Kümme kilomeetrit ussina. Oho. Siin on ka äike on kahju teinud. Suur puu on ära murdnud. Nii, hakkame jõudma oma eesmärgini. Vilusi kalakiosk. Mida ilma? See näitab vapse 33 kraadi. 33 kraadi näitab. Ütle, tulge Vilusesse. Kusjuures ma videos oli niimoodi, et oli... Ma ütlesin, et lähme Vilusee, aga seal kommentaarides oli kohe, kus kohas see Viluse on? Vilusi on. Ma olen ütlen ilusti head aega ka ikka. Aga okei siis. Ilusat päeva ja olge tublid ja tuleme teid ikka vaatama. Ja vaata, ma sellepärast ei saa eelmine päev helistada, sest ma ei tea, palju täpselt tuleb. Mida Gigi siis läheb püüdma või? No nädala sees vaevalt keegi tuleb just, et meil on nagu jäänud niimoodi, et me sõidame pikkasid otsasid, teeme pühapäevasel päeval just. Et noh, siis nagu enam-vähem saavad kõik, aga täna juhtus nii, et täna ei saanud ja... Kuule, aga oli tore. Tšau! Bled, palavus on ja
sooja kala ei saanud, aga saime eilset kala, aga väga hea oli, kõht on täis ja nüüd hakkame edasi sõitma. Noh, kurat, sikli peal näitab 31,8 sooja. Taevas on jummala pilvitu. Ohohoo, ei äge. Kütu sai täis, sai juttu aetud. Ja nüüd on minek. Tuulevaikne on ka siin. Aha. See mõnus rannapungeri ja tee, aga seal on ka nüüd mingid seda pudinat täis, et ei julge päris niimoodi hooga minna. Jäime mingi auto taha kinni, aga ega siin eriti möödasõitmisruumi pole. Kogu aeg on kurvid. Nii, oleme Rakveres ja nüüd hakkame mööda mere äärt siis linna poole minema. Panime paagid täis, tegime väiksed jäätised. Sooja on küll paras jagu siin, jah. Võsul ikka rahva liikumist on. Suvitajaid täis. Tegime Loksal väikse visiiri puhastuse ja hakkame edasi panema. Nüüd on see teema, et päike on täpselt vasta. Aga noh. Maru vaikne oli siin. Jalek ütleb surnuaeda kõrval. Kes ikka pöla peab siin? Ilm on ikka super. Praegu näitab 24 kraadi ja natuke langenud, juttu hakkab kätte jõudma. Oleme siin Kolga Aablas omadega. Kiiu Aablas, mitte Kolga. Kolga Aabla tuleb alles. Päike paistab, rahvas on rannas.
Eile oli siuke torm ja täna on siuke chill. Eestimaa ilm. Nii, tegime Kiiu tanklas ühed joogid ja nüüd paneme edasi Saue poole. Õhtust jõudsin ka siis lõpuks koju. Kell on 8:30, läbi sai sõidetud 610 kilti. Päris normaalselt. Vihma me ei saanud. Mingid, ma ei tea, paar piiska saime visiiri peale, aga rohkem midagi õnnestus niimoodi vältida seda. Kuigi jah, Türil olime, siis vaatasin telefon näitas, et tormihoiatus Türile kohe hakkab pihta. Tegelikult taevas läks seal tumedaks küll, aga me jõudsime enne plehku panna. Jah, käisime Peipsi ääres. Täna oli selline lugu jah, et nüüd on niimoodi, et ma helistan sinna ette ja siis lepime kellaaja kokku, millel jõuame ja siis saame ahjus soojad kalad. Aga kuna ma alles täna helistasin, tolle ütles, et oleks võinud eile helistada, et siis ta oleks teadnud. Aga täna on seal Peipsi ääres mingi kalurite päev, mingi prazdnik, mingi pidupäev. Et siis ta ei hakanud täna üldse suitsuahjuga möllama. Ja olid need eilsed kalad, aga need olid ka super head, et selles mõttes vahet ei ole, kas külmast või soojas peast. Head kalad on selles Vilusi kalakioskis, et minge, kui sõidate Peipsi ääres, minge kindlasti külastage. Jah, igavesti ägi, aitäh Jaanek ägeda päeva eest, sõidupäeva eest. Sai kimatud jälle natuke. No see mees paneb juba siin 3. päeva jutti sõidab, et ma ei tea, kuidas ta jõuab. Sündid tsiklimees. Kahju, et jah, rohkem rahvast ei tulnud. Ma ei tea, kas peab hakkama kuradi värbama veel meie punti kedagi, kes ikka sõidab ka. Muidu on kuidagi jälle nutuseks jäänud, ainult me 2 sõidame või 3 tavaliselt. Aga okei, siis lähme puhkama ja siis järgmine kord jälle. Tšau, paka!